Nii, tere head veebiseminari kuulajad ja head koostööpartnerid. Olen Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse nõustaja Hele Heledad. Oleme korraldanud suvekuudel kolmapäeviti veebiseminari inimese vajadusest lähtuvalt sotsiaalteenuse tõhusam korraldamine ja pakkumine, kuidas sotsiaaltöötajana selleni jõuda. Teematunnid, mis on nüüd juba jõudmas lõpule. Peale tänast sotsiaaltransporditeenuse teematundi on jäänud veel 2 teematundi. Ees on siis täisealise isiku hooldus ning viimasena väljaspool kodu pakutav üldhooldusteenus. Nüüd aga tänase seminari juurde. Tänasel teematunnil räägime sotsiaaltranspordist, oma teadmisi jagavad ja teie küsimustele vastavad Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste ja toetuste poliitika juht ja sotsiaaltransporditeenuse arendamise projektijuht Triin Raag. Ning head praktikat jagab meiega teenusepakkuja, mittetulundusühing Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ja teda on toetamas ka projektijuht Külliki Kübar. Ma natuke räägin sotsiaaltransporditeenuse osutamisest. Eelmise aasta lõpus viisime läbi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste kohta küsitluse, millele 79 omavalitsusest vastas 59. Küsimustiku tulemuste põhjal võime öelda, et kõigis vastanud omavalitsusüksustest pakutakse sotsiaaltransporditeenust. Seda on rõõm tõdeda. Väikese murekohana näeme aga seda, et 7 kohalikus omavalitsuses vajadust ei hinnata ja 3 kohalikus omavalitsuses viiakse siis abivajaduse hindamine läbi kontoris. Võimalik, et see on õige, aga peab kindlasti valmis olema selleks, et abivajaja ei pruugi saada ka kontorisse, ka selleks võib olla vaja sotsiaaltransport. Ja siis räägiks natuke hinnast, et sotsiaalhoolekande seaduse järgi on teada, et sotsiaaltransporditeenus ei tohi olla kasutajale kallim kui ühistransporditeenus. Seetõttu on piirkondadest, kus ühistransport on reisijale tasuta, ka omavalitsuse kulu sotsiaaltransporditeenuse korraldamisel suurem. Küsitluse põhjal on raske teha üldistusi, aga hinnad on omavalitsuste lõikes erinevad, milleks on omavalitsusel loomulikult ka õigus kehtestada oma teenuse pakkumise kord ja teenuse hind. Nagu näitena me näeme, et teenuse hinnad varieeruvad sõltuvalt sõidualustustasust, ooteajast, kordadest tulenevalt, öine päevane aeg, piirkondadest, kas on kohamooliku omavalitsuse piires või kaugemal ja teenuse hinnad on erinevad, nagu ma juba ütlesin, 15 eurosendist kuni 1 eurosendini kilomeetri kohta. Ja milleks lennata, kui ühistransport on kõigi jaoks? Kas see ka tulevikus saab nii olema? Selleks annangi nüüd sõna meie tänasele külalisele, kes räägib sotsiaaltransporditeenuse tulevikusuundadest. Palun, Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste ja toetuste poliitika juht Triin Raag. Nüüd peaks mikrofon sees olema ja kohe, kui ma saan juhtimise endale üle võtta, siis tulevad ette ka minu slaidid. Kui räägin siis täna veidi sellest Helele lisaks, mida sotsiaaltransporditeenuse endast, mis see sotsiaaltransporditeenus on, siis üsna sotsiaalhoolekande seaduse põhiselt ja natukene võib-olla ühte või teist nüanssi juurde lisades ja siis ka sotsiaaltransporditeenuse tulevikust, et kuidas me seda näeme praegu riigi poolt, et kuhu see võiks edasi liikuda. Ja peale mind räägivad Andrus Kärpuk ja Külliki Kübar, et ma usun, et nende ettekanne on eelkõige huvipakkuv selles mõttes, et mida praegu juba tehakse selleks, et sotsiaaltransporti siis ühiselt ja veidi teistmoodi pakkuda, kui siiani on tehtud.
kuid nüüd edasi minnes. Nii, lähen ühe korra veel. Et praegu on sotsiaaltransport on üsna kirju, et erinevates Eesti piirkondades oleks harjunud nägema endiselt elektriautosid. Ühelt poolt seda siis kui sotsiaaltöötaja ja koduhooldustöötaja siis sõiduvahendid, kuid samas üsna sageli sünonüümiks on ka sotsiaaltransport, et ka siiani pakutakse selle sama väikse autoga ka sotsiaaltranspordi sõite. Siis on lisaks kohandatud sõidukid, kuhu on võimalik ratastooliga siseneda. Ja siis siin all on ka pildid juba Pärnu ühistranspordikeskuse sõidukist ja muu piirkonna sõidukist, millega siis sõite pakutakse ja mis on kas ligipääsetavad ja inimestele sobivad. Erinevate erivajadustega inimestele siis sobivad. Pilt on tegelikult päris kirju, et me ei tunne sageli tee peal ära või tänaval ära, et mis on see auto, millega parasjagu tehakse tellitud sõitu, millega võiks sõita erivajadusega inimene. See tähendab, et ka see inimene ise ei tarvitse ära tunda seda sõidukit, et mis talle järele tuleb. On see siis haigla juurde või poe juurde või kuskile mujale. Pilt on üsna kirju. Et see on see põhjus, miks me päris palju sotsiaaltranspordist viimastel aastatel oleme rääkinud. Ja see on sellise pilootprojekti vääriliseks teenuseks osutunud, et mida on otsustatud edasi arendada. Üks põhjus, miks sotsiaaltranspordist me rohkem oleme riigi tasandil rääkima hakanud, on see, et mõned aastad tagasi, kui maakondades viidi läbi sotsiaalteenuste uuringut, siis väga selgelt tuli see välja, et transport üldiselt, mitte ainult sotsiaaltransport, vaid transport üldiselt on kindlasti üks olulisemaid teenuseid ja inimeste vajadusi selleks, et üldse teistele teenustele pääseda. On need siis tervishoiu või sotsiaalteenused, haridus, mis iganes, et see pilt on kindlasti väga lai. Ja lisaks see, et me räägime ka inimeste vajadustest ja inimeste heaolust ja rahulolust. Ja liikuvus, et inimene saab ise enda sõite ja käike planeerida, on selleks väga oluline, et inimese heaolu ja rahulolu oleks tagatud. Seega see põhjus, miks me täna, aga ka muidu sotsiaaltranspordist päris palju räägime. Nii. Aga kui läheb, siis läbi. Mis see sotsiaaltransport siis on? Et ma usun, et enamus kuulajaid kindlasti teab seda, et see on sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt üks kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus ja üks siis nendest teenustest, mille korraldamine on kohustuslik. Et see on ka kindlasti see põhjus, miks see kõigis omavalitsustes mingil moel kindlasti olemas on. Ja eelkõige siis miinimumtingimusena on siis, et tuleb tagada transpordi kasutamise võimalus neile inimestele, kellel oma erivajadusest tulenevalt, on see siis mingi funktsioonipiirang, haigus, midagi muud, ei ole võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõidukit. Ja teenus tuleb siis planeerida vastavalt sellele, milline on konkreetse inimese vajadus. Ja miinimumtingimusena seadusest tulenevalt tuleb sotsiaaltranspordi teenus tagada siis sõitmiseks tööle, kooli või avalike teenuste kasutamiseks. See avalikud teenused on alati selline küsimusi tekitav koht olnud, et mis need avalikud teenused on, et kas sinna alla kuulub ka näiteks juuksur ja poekülastus. Siis avalike teenuste loetellu näiteks juuksuri või poekülastus või muu sarnane ei kuulu, küll aga on hoolekandeseaduses antav loetelu miinimumtingimuseks. See tähendab seda, et kui omavalitsusel on võimalusi ja ta siiski näeb vajadust, siis võib tagada teenuse transporti ehk sõite ka teistesse sihtrühmadesse kui see, mis seaduse antud loetelus on. Ja siit edasi teenuse sihtrühma juurde. See sotsiaalhoolekande seaduse säte, mis viitab väga selgelt just kui inimesel puude olemasolul on sageli selline segadust tekitav ja viinud ka selleni, et teenuse saajate ringi vahetevahel kitsendatakse ehk et seatakse piiranguks, et sotsiaaltranspordi teenust on õigus saada ainult neil inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusaste. Siinkohal siis on oluline teada seda, et hoolekandeseadus viitab puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
mõistele, kuid ta ei sea seda tingimuseks, et inimesel peab puue määratud olema. Ehk et kui kohalik omavalitsus enda korras määrab, et teenust, sotsiaaltranspordi teenusel on õigus ainult neil inimestel, kellel on puue määratud, siis sellisel juhul on tegemist teenuse sihtrühma kitsendamisega ja see niimoodi olla ei saa. Nii olla ei tohiks. Eelkõige tuleb siiski lähtuda sellest inimese abivajadusest, inimese abivajaduse hindamise tulemustest ja sellest lähtuvalt siis teenust pakkuda. Kohe peaks slaid vahetama. Enne seminari ja ka muidu on küsitud, et kuidas peaks toimuma teenusele suunamine. Et kas alati on see vajalik vormistada kirjalikult, mis sellele peaks eelnema, millised protseduurid. Üks on kindlasti sama teenuse vajaduse hindamine, millest ma juba eelnevalt rääkisin, millest tuleb lähtuda. Kuid lisaks sellele, mida tuleb siis hinnata ja arvestada, on see, kas on tegemist korduva teenuse kasutamise vajadusega. Näiteks selleks võivad olla koolisõidud, tööleminekud, mis on väga regulaarsed sõidud, mis kindlasti ei vaja igakordset hindamist, vaid piisab ühekordset teenuse vajaduse hindamisest ning sellest lähtuvalt siis teenusele suunamisest. Siis teine on see, kui on tegemist ühekordse teenuse kasutamise vajadusega. See on siis kas inimese haiglasse viimine, haiglast koju toomine, kuid samuti võib selline lühiajaline ja teatud perioodi hõlmav olla inimese ajutine haigestumine või trauma näiteks. Et ka see, kui inimesel näitena tuues, siis on jalaluu murd ja tal kuu või 2 vältel ei ole võimalik ühistransporti või isiklikku autot kasutada, siis abivajadust hinnates võib ta täiesti olla õigustatud saama sotsiaaltranspordi teenust. Selle abil siis liikuda kas siis arsti juurde või tööle või vajadusel kooli või siis ka muid teenuseid kasutada. Et ka see on see, millega tuleb arvestada. Teenusele suunates saab kui kohalik omavalitsus enda korras ei tohiks teenuse mahtu piirata, näiteks ütelda, et teenust on võimalik kasutada ühes kuus 50 euro ulatuses või teatud sõidukordade ulatuses, siis inimesel teenuse vajadust hinnates on võimalik teenuse mahtu hinnata, see peab vastama inimesele vajadusele ja samuti on võimalik siis määrata sõitude siis sihtkohad, milleks siis eelkõige on inimesel sotsiaaltranspordi teenust vaja ja see on siis see võimalus, kuidas mingeid selliseid piiranguid ja hoovasid kasutada sõitude kasutamisel. Nüüd, kuidas teenust kasutada, et selleks on kindlasti väga palju erinevaid võimalusi ja ma usun, et siin kuulajategi seas on neid, kes ise sotsiaaltranspordi teenust kas korraldavad või võib-olla ka osutavad. Et üsna palju, kas just sama palju, aga nii palju, kui meil on erinevaid kohalikke omavalitsusi, siis ka ilmselt teenuse osutamise mudeleid, kas just sama palju, aga kindlasti on väga palju erinevaid. Et see, mis on kõige sagedasem, on see, et kas teenust pakub sotsiaalvaldkonna töötaja, sotsiaaltöötaja, koduhooldustöötaja, keegi teine ise või on see korraldatud transport. Selleks on eraldi autojuht, eraldi auto ja sotsiaalvaldkonna sotsiaaltöötaja on siis see, kes teenuse vajadust hindab ja inimese teenusele suunab. Et see on väga palju selline otsustuskoht, et me kindlasti riigi poolt ja ministeeriumi poolt ütleme, et väga ei tahaks näha sotsiaaltöötajat või koduhooldustöötajat sotsiaaltranspordi teenuse osutajana, sest see on tegelikult see aeg, mis läheb ära muude teenuste pakkumiselt ja korraldamiselt. Transporditeenuse pakkumine ei ole sageli enamasti väga lühiajaline, vaid ka ühe inimesega ajasustusega piirkonnas, näiteks maakonna keskusesse sõitmine, seal kas dokumentide ajamine, arstikülastus ja kõik see võib võtta terve pika päeva, mis tähendab, et muude tööülesannete juurest on sellisel juhul sotsiaalvaldkonna töötaja eemal. Siis edasi minnes,
hoolekandeseadus annab ka võimaluse, et sotsiaaltransporti võib korraldada liiniveona või siis ka isikupõhiselt ehk et konkreetse inimese vajadusi arvestades. Et kumb see õige variant on, see on jälle väga omavalitsuse suurusest ja võimalusest kinni. Liinivedu on kindlasti võimalik ja ka pakutakse linnades, Tallinnas, Tartus, kus on võimalik igapäevaseid või siis ka kord või 2 nädalas kindlaid liine kokku panna ja selle alusel siis neid planeerida ja inimestele sõite pakkuda. Valdavalt on kindlasti kasutusel inimesepõhine transport, sotsiaaltranspordi teenuse pakkumine ja korraldus. Ja seda siis juba, see on kindlasti lihtsam ja vajalikum ajasusega piirkondades, aga ka mujal. Ja nende inimeste puhul, kelle sõidud ei ole regulaarsed, vaid et ongi võib-olla vaja ühes kuus sõita 5 sõitu, teises ainult 1 või 2, et nende puhul ei ole liiniveo planeerimine niivõrd lihtne ja otstarbekas. Siis katseprojekt, millest ma natukene hiljem räägin, selle planeerimise käigus ja erinevates piirkondades kohalike omavalitsustega selliseid teenusdisaini kohtumistel osaledes, siis kas kohandatud sõiduk või tavaline sõiduk ja kas on vajadus ka näiteks raamitranspordi järele, siis oma inimeste vajadusi kindlasti kõige paremini teab kohalik omavalitsus ja kohalik sotsiaaltöötaja. Kuid arvestama peab sellega, et teatud hulk inimesi oma funktsioonipiirangust tulenevalt võivad siiski vajada kohandatud sõidukit. On see selleks siis, et sinna on võimalik siseneda ratastooliga või sinna on võimalik paigutada abivahendeid, ehk et see tähendab juba sõiduki suurust ja ka sõidukisse sisenemine, et kas see on madal või kõrge, kõik muud sarnased asjad. Kuid teatud osa klientidest on kindlasti sellised, kellele sobib täiesti tavaline sõiduauto ja eraldi kohandusi vajalik teha ei ole. Nüüd sõitude ühitamine, millest ma usun, et Andrus ja Külliki räägivad pikemalt ja täpsemalt, on midagi sellist, mis eeldavad siis logistika teadmisi ja oskusi, et üks inimene ühes vallas ei sõidaks edasi-tagasi, vaid et oleks võimalik sõite siiski planeerida. Ehk et sõitude ühitamine, mille juures ma pooleli jäin, on üks teenuse osutamise korralduse osa, millele võiks mõtelda ja mida on võimalik kindlasti planeerida, et kui ühest piirkonnast mitu inimest on ühes suunas näiteks liikumas, et kas siis on võimalik selleks kasutada ühte sõidukit, kuid selle juures siis erinevaid nüansse arvestades, et milline on näiteks täienev ajakulu, mis sellele inimesele lisandub ja muid selliseid nüansse. Järjest enam me räägime ka sellest, et erinevaid transpordiliike peaks olema võimalik omavahel ühitada. On selleks siis näiteks sotsiaaltransport ja rongiliiklus või sotsiaaltransport ja maakonna või linnaliini buss. Et kui ühistranspordivahendid on ligipääsetavad ja nende graafik kattub inimese vajadusega, siis võib täiesti mõtelda ja kaaluda varianti, et näiteks sotsiaaltranspordiga inimene viia bussipeatusesse või rongipeatusesse ja siis sihtkohas, kui on võimalik korraldada, siis tema vastuvõtmine ja siis vajaliku teenuse juurde viimine. Võib-olla alati see ei olegi vajalik tema hilisem juhendamine ja edasi liikumine, et see sõltub väga palju siis inimese abivajaduse hindamisest ja sellest, et milline vajadus tal on. Ja tasu võtmine, millest Hele juba alguses ka rääkis, siis tasu võtmine sotsiaaltranspordi teenuse puhul on üks väheseid, mille puhul hoolekandeseaduses on ka eraldi jaotises räägitud, et tasu võtmine on lubatud. Samas tuues välja selle erandi, et kui teenust pakutakse liiniveona, Tallinn on minule see kõige lähem näide, mida tuua, ja kui kohalik transport selles linnas või maakonnas on tasuta, siis sellisel juhul peab olema ka see liiniveona pakutav sotsiaaltranspordi teenus tasuta ja selle eest inimeselt tasu võtta ei saa. Muudel juhtudel võib tasu võtta, kuid
ja selle näiteks siis kilomeetri hinna või korra hinna võib kehtestada kohalik omavalitsus ka oma korras, kuid inimeselt tasu küsides peab siis alati hindama ära tema võimekuse seda tasu maksta ja ka see, et kas see tasu maksmine võib saada teatud juhtudel takistuseks näiteks teenuse kasutamisel. Et siin näiteid tuues siis on olnud kas siis inimeste kaudu või muudel juhtudel on see teadmine, et ka sõit näiteks maakonna keskusesse teatud juhtudel võib inimesele minna sotsiaaltransporti kasutades maksma mitmeid kümneid eurosid, mis kindlasti, kui hinnata inimese toimetulekut, et kas ta on pensioniealine või puudega inimene, kes tööl ei käi, siis see võib saada takistuseks, miks inimese teenust üldse ei kasuta. Ja siis otsustab näiteks naabrimehe või naabrinaise pakutud transpordi kasuks, mis siis alati ei tarvitse olla kas turvaline või siis samamoodi inimeselt küsitakse üsna kopsakaid tasusid. Ehk et see tasu küsimine on alati see kaalumise koht, et kas küsida või mitte. Ja tasu suurus kindlasti on ka, mis on oluline, et siin ei tohi ära unustada seda, et tuleb siiski hinnata konkreetse inimese võimekust ja tema perekonna võimekust seda tasu maksta. Ja siin ei saa seada alati, siis ei saa tekitada seda seost, et inimesel on kas lapsed või lähedased, et nemad siis tasuvad või korraldavad, et sellisel juhul ikkagi konkreetse inimese ja tema perekonna võimekust on see, mida hinnatakse. Kuid vaatan, et nii. Nüüd ma liiguksin edasi sotsiaaltranspordi teenuse katseprojekti juurde ja räägin sellest, et see on siis Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt, mis sai alguse juba üle-eelmisel aastal, või isegi tegelikult juba varem, kui projekti kirjelduste ja kõigega tööd alustati, kuid konkreetsed projekti viljad siis hakkavad sellel aastal välja tulema ja nendest me hiljem siis kuuleme natukene põhjalikumalt ka. Päris alguses juba ütlesin ka, et sotsiaaltransport on riigi vaates kindlasti oluline teenus, just seepärast, et kui transportteenus ei ole inimesele kättesaadav, siis ei ole ka muud teenused kättesaadavad. Aga see, miks me pilootprojektiga või katseprojektiga alustasime, oli see, et vajadus ühtse sotsiaaltranspordi teenuse lahenduse järele on nagu väga selge. Et hetkel on teenus pakutakse väga kiilustatult, väga erinevate mudelite järgi, mis inimesele tegelikult sellist nagu selgust ei paku, et kolides ühest omavalitsusest teise on teenuse korraldus täiesti erinev, mis tähendab uuesti kohanemist ja harjumist, et ühetaoline teenuse kättesaadavus ja kvaliteet igas Eesti otsas võiks olla täiesti mõistlik lahendus. Ja lisaks siis see, et enamasti praegu pakutakse sotsiaaltranspordi teenust ühe omavalitsuse põhiselt, ehk et sellist teenuse osutamisel koostöö, kas omavalitsuste vahel või maakonnaülene koostöö või regioonipõhine koostöö, et see ei ole väga laialt levinud, et see on siis see, mida samamoodi selle projektiga soovime edasi arendada ja edasi lükata. Ja mis juba hindade juures ka Ele rääkis, aga et sõidud, mida sotsiaaltranspordiga tehakse, sageli ületavad tegelikult kohaliku omavalitsuse või maakonna piire. Ja mis omakorda toetab seda, et teenuse osutamine peaks olema ühtsem ja omavahel enam liidestatud. Ja me hüpotees on ikkagi see, et sotsiaaltranspordisõite on võimalik ühildada ühistranspordiga ja see, et selleks, et seda teha saaks, on seda vaja eelnevalt, et selleks, et me teaksime, kuidas seda teha ja kui edukalt seda on võimalik rakendada, on siis katseprojekt ka ellu kutsutud. Ma liiguksin järgmise slaidi juurde. Päris palju ma rääkisin eelneval slaidil juba ära, et miks me seda katseprojekti teeme, aga see, mida me saavutada soovime, on siis see, et kui katseprojekti lõppedes soovime pakume siis välja toimiva ja kuluefektiivse sotsiaaltransporditeenuse rahastamismudeli, siis samuti kirjeldame ilmselt erinevaid sotsiaaltransporditeenuse pakkumise mudeleid ja pakkumise tingimusi
ja lisaks siis see, et testime ühtset maakondlikku sotsiaaltranspordi korraldust. Ja kaugema eesmärgina soovime teenuse pakkumise erisusi vähendada erinevates piirkondade vahel ja et sotsiaaltranspordi kättesaadavus oleks inimestel ühetaoline, sõltumata sellest, kus ta elab või milline on tema erivajadus. Nüüd sihtrühm on katseprojektil veidi laiem võib-olla kui hoolekandeseadusest tunduks, kuigi iseenesest vaatame inimese vajadusi hinnates, siis ta kattub, lihtsalt on laiemalt lahti kirjutatud. Ehk siis eelkõige on sihtrühmaks füüsilise erivajadusega inimesed, psüühilise erivajadusega inimesed, ka eakad inimesed, kelle iseseisev toimetulek ei ole piisav. Siis inimesed, kellel on funktsioonipiirang, inimesed, kes vajavad raamitransporti ja kaudsema sihtrühmaga ka hoolduskoormusega inimesed, et inimesed, kes enda lähedasi hooldavad, neid siis vabastada ühe või siis praegusel juhul siis transpordi osutamise kohustusest. Meil on, võib edasi liikuda, meil on projekti rakendamisel 4 partnerit. 9 on Saaremaa vald, kes on juba teenuse pakkumisega alustanud oma piirkonnas, siis alates juunikuust, siis Pärnu ühistranspordikeskus, ka Pärnu on alustanud alates juunikuust, Kagu ühistranspordikeskus, kus siis ühiselt alustatakse sõit septembri keskpaigast ja Tartumaa ühistranspordikeskus, kus sõidud algavad selle aasta lõpupoole. Et siin on erinevatel partneritel on erinevaid teenuse pakkumise mudeleid ja täna pikemalt kuuleme, kuidas Pärnumaa on olukord lahendanud ja kuidas kohalike omavalitsustega koostöö sellise mudeli rakendamisel on. Et pilt saab kindlasti kirja olema. Põhimõte on, et iga partner pakub teenust vähemalt 2 aasta vältel, ehk et siis praeguse arvestuse järgi Pärnu ja Saaremaa siis kuni 2022 juunikuuni. Ja sealt edasi siis tulevad kokkuvõtted. Ja üks slaid on siin ka sotsiaaltranspordi tuleviku vaatest. Päris palju me loodame sama katseprojekti tulemustele ja suure tõenäosusega juba katseprojekti toimimise ajal pakume välja erinevaid rahastuse ja osutamise korralduse mudeleid ja räägime läbi siis riigi tasandil oma partneritega, on selleks siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või Rahandusministeerium, et kuidas ühe või teisega edasi liikuda. Et päris palju sama katseprojekt annab meile vastused, et kas edasi minna kohaliku omavalitsuse põhise transpordi osutamise mudeliga või maakondliku või vaadata veel suuremaid territooriume, et kuidas see teenuse korraldamine ja pakkumine on kõige mõistlikum, inimesele kõige lähemal ja kõige paindlikum. Suurem nägemus on kindlasti see, et sotsiaaltransport peaks olema üks osa ühistranspordist. Järjest enam räägitakse nõudepõhisest transpordist, seda just hajasustusega piirkondades. Juhul, kui ühistransport on inimestele siis maapiirkondades eriti paremini kättesaadav, siis suure tõenäosusega mingi osa sotsiaaltranspordi vajadusest väheneb. Ehk et need 2 asja on kindlasti omavahel seoses. Et selle sama ühistranspordiga ühitamise eesmärgi seab ka praegu ettevalmistatav ja suure tõenäosuseks järgmisel aastal jõustuv transpordi arengukava, kus samamoodi nähakse erinevate transpordiliikide omavahelist ühitamist ja nende muutmist üheks osaks ühistranspordist. Et täpseid ja kindlaid otsuseid, millal üks või teine mudel jõustub ja kuidas see võiks ühel hetkel üle Eesti rakenduda, kuidas seda rahastatakse, kas kohalike omavalitsuste kaudu või mingi muul moel, ja neid vastuseid praegu veel paraku anda ei ole. Kuid loodetavasti, kui me räägime samal teemal 1,5–2 aasta pärast, et siis need vastused on juba olemas ja saab ütelda, kuidas me selle teenusega edasi liigume. Et kas see jääb endiselt üheks kohustuslikuks sotsiaalteenustest kohalikele omavalitsustele või on siin mingi muu lahendus. Mina praegu sellega lõpetaksin ja annan edasi
Andrus Kärtpukile ja Külliki Kübarale, kes siis räägivad oma kogemusest teenusepakkuja vaates. Kuidas on uut moodi sotsiaaltranspordi teenust käivitada? Aitäh, Triin! Nüüd ma annaksin hea meelega sõna Andrusele. Tere päevast, kallid kuulajad, häid lähenevaid pühi teile. Ja kõigepealt ma tahaksin rääkida teile Jesaja raamatust, kus räägitakse algusest ja otsast. Igal asjal, nagu vanarahvas ütleb, on kaks otsa, välja arvatud siis, kui teine ots on kadunud või katki. Ja miks ma nendest otsadest hakkan rääkima, on see, et meie jaoks on mõlemad otsad olemas. Esimene ots on see, kust me alustasime sotsiaaltranspordi projekti elluviimist ja nüüd see teine ots on meil vajalik ka teada, kuhu me läheme selleks, et minna ikkagi õiges suunas. Ja miks nüüd meie oleme siis üldse liitunud selle projektiga või mis annab meile nagu eneseusku, see on meie senine tegevus. Paari sõnaga sellest, mis asi on Pärnumaa ühistranspordikeskus. Meid on me lõime ise ennast 2014. aasta sügisel ja praeguseks me korraldame siis avaliku liinivedu nii Pärnu linnas kui ka Pärnu maakonnas. Lisaks me korraldame ka taksovedu. Lisaks me oleme ehitanud siis kõigile invanõuetele vastava tunnustatud bussijaama, kus me ka ise asume siin Pärnu keskuses. Ja oleme ka hiljuti valmis saanud siis 7 kõigi invanõuetele vastavat minibussijaama Pärnumaa suuremates asulates. Et see kõik annab meile tegelikult nagu usku, et me saame asjadega hakkama ja teiseks nagu see on osa tegelikult sellest süsteemist, kuhu me nagu tegelikult liigume. See tähendab juurdepääsetavuse paranemine ühistranspordile. Ja see on nüüd see ots. Ja kui me alguses alustasime nii-öelda sotsiaaltranspordi korraldamisest, siis siin ma tahangi intrigeerida, et kõik tegelevad sotsiaalküsimustega, kaasa arvatud sotsiaaltranspordiga, et kas te nagu üldse teate, mis asi on sotsiaalne teise sõnaga öelduna. Sotsiaalne teise sõnaga öelduna on ühiskondlik. Ja samal ajal ühistransport, kui me hakkame seda ka nüüd niimoodi semantilist analüüsi tegema, siis see ei ole ka mingisugune transport, kus inimesed nagu ühiselt sõidavad, vaid see on ühiskonna poolt korraldatud transport. Täpselt nii nagu sotsiaaltransportki on ja peab olema ühiskonna poolt korraldatud. Ja sellepärast me ütlemegi, et tegelikult me liigume selles suunas, et sotsiaaltransport on ühistranspordi üks osa, üks alaliik. Sisuliselt nõudepõhine ühistransport või sotsiaaltransport, need on üks ja sama asi, ka sõnade sisu tähenduses. Nii nagu ütleme ühistranspordis, pannakse sinna liinidele, kus on hästi palju sõitjaid, pannakse suuremad bussid, et sõitjad ära mahuksid ja neil oleks mugav sõita. Siis täpselt samamoodi ka selliste nõudepõhise ühistranspordi korral saadetakse seda tellimust täitma tegelikult lihtsalt sobiv transpordivahend ja mitte mingisugust muud erisust ei ole ühistranspordi ja sotsiaaltranspordi puhul. Tegemist on nõudepõhise transpordikorraldusega. Ja nüüd jälle, kui rääkida sellest lõpust, kuhu me liigume, loomulikult me tuleme ka algusesse tagasi, aga igasuguse sotsiaalse õigluse ja ka muu riigiõiguse seisukohalt ei saa olla sellist asja, et Eestis on ühistransport, mis on nagu riigi poolt korraldatud ja koha enamuses maakondades, 11 maakonnas 100% toetatud. Ja teiseks on meil siis sotsiaaltransport, kus riik nagu tegelikult, praegu see Euroopa Sotsiaalfondi rahadega ellu viidud projekt on nagu esimene pääsuke, aga üldiselt on see korraldamise kohustus ikkagi omavalitsuste peal, et see ei ole õiglane. Et üks meie eesmärke on ka see, et sotsiaaltransport ühistranspordi osana peab saama kas või natukenegi ka riigi poolt toetatud. Või kui muud moodi ei saa, siis näiteks Pärnu maakonnas ei ole tasuta ühistransporti, me ise teenime piletiraha. Et riik ei võtaks seda meilt ära, vaid tulevikus lubaks selle pileti rahaga, mis inimesed on oma nagu piletitest maksnud, suunata siis sotsiaaltranspordi toetuseks. Et see on meie eesmärk lõpuks, üks ja ühtne ühistransport.
mida me oleme siiamaani teinud või kuidas me oleme nagu selle terviklikkusega siiamaani tegelenud. Pärnu maakonnas ja Pärnu linnas on kõik ühissõidukid avaliku liiniveol madala sisenemisega ja ilma võimekusega. See tähendab, meil 89 sellist bussi, kuhu saab siis kaldteega sisse veereda. Lisaks siis, nagu rääkisin, suurbussijaama, need väiksed bussijaamad, kõik on ilma võimekusega. Ja nüüd, kui me siis selle sotsiaaltranspordi projekti käsile võtsime, siis loomulikult nii nagu ühistranspordikeskuski, mis kuulub siis kõigile meie omavalitsustele, neid on siis 7 ja siis ka Eesti riigile. Täpselt samamoodi me siis panime nagu nõu ja jõu kokku, sõlmisime kõigi omavalitsustega halduslepingud ja nad andsid meile üle õiguse ühistransporti korraldada või sotsiaaltransporti korraldada. Ja tegelikult ka siis leping näeb ette ka siis seda, et selle sotsiaalfondi rahastusega korraldamisel siis ka iga omavalitsus maksab enda osa sellest, proportsionaalse osa siis sellest omafinantseeringust. Ja nagu öeldud, jah, 1. juunist meil töö käib täie hooga, esimesest päevast, esimesest tunnist peale läks töö raginal lahti. Kuid see nõudis ikkagi teatud ettevalmistusi. Me läksime nagu täispanga peale. Me nägime seda, et me ei lähe tegema mingit 2-aastast projekti. Et me läheme tegema nii head asja, et kui see on tehtud, siis enam tagasi teed. Vanakorralduse juurde ei ole, et hakata jälle otsima midagi uut. Et me tegime algusest peale nagu seda asja tegelikult selle sihiga, et see, mis me teeme, on nii hea, et sellest on kahju loobuda. Ja esimene asi, mida me tegime, me soetasime Pärnu maakonna peale 6 erisõidukit, mis on võimelised teenindama siis nii ratastooli kliente, kui ka üks nendest on võimeline ka siis kanderaami klienti teenindama. Ja peab ütlema ka, et need ratastooli teenindavad bussid on võimalik väga kergelt ja odavalt ka ümber seadmestada kanderaami teenindamiseks juhul, kui neid juurde peaks olema vaja. Omades väga suurt vastutustunnet selle ees, et osad sellised sotsiaaltranspordi teenused võivad olla tõesti nagu seotud nagu inimese eluliselt oluliste funktsioonide tagamisega, on see siis dialüüs või mis iganes, et kõik need autod on varustatud siis 4-rattaveoga, et nad ei jää kuhugi kinni. Kõik autod on varustatud trepironijaga, siis selle, ütleme, ratastooli tõstukiga, mitte kaldteega, vaid tõstukiga, kokkupandava ratastooliga, kandetooliga, siis kanderaamiga auto on siis ka veel kandelinaga varustatud. Juurde oleme ostnud siis ka mitte ainult nendele, vaid ka siis sõiduautodele siis need Isofix kinnitusega lastetoolid. Oleme ka kõik sõidukid varustanud veel lisaastmega, mis on käetoega. Oleme ka siis ostnud igasuguseid pleede ja igasuguseid neid imavaid linasid, mida istme peale panna. See on nagu 1000 pisiasja. Ühesõnaga, need 6 sõidukit, mis on invatõstukiga, need on meie omad, need on Pütki omad. Ja mitte keegi ei võta neid mitte kunagi meilt ära. See tähendab seda, et see teenus jätkub kindlasti pärast 2 aastat nende sõidukitega. Ja on ka ju mõistlik, et vedaja ei pea omama 8 aastaks mingid sõidukeid ja siis mõtlema, mis edasi saab. Et meie oleme need sõidukid andnud vedajale lihtsalt rendile ja kui tulevikus tuleb teine vedaja, siis anname teisele vedajale rendile. Ja need sõidukid on siis üle maakonna laiali paigutatud. Lisaks on üle maakonna laiali paigutatud veel 11 uut Citroen Berlingo sõiduautot, mis nüüd kuuluvad juba vedajale. Need Berlingod on ka varustatud veel lisaastmega ja selle kohta meil pilti ei ole, aga ja mis nüüd on, kui me vaatame neid eribusse, me näeme, et nad kannavad Pärnaõie disaini. Meie kõik liinibussid maakonnas kannavad täpselt samasugust disaini. Meie eesmärk oli ühelt poolt tekitada klientidele turvatunnet sellega, et on teada, et see ei ole mingi juhuslik auto, mis soovi sõitis. Ja teiselt poolt tagada seda, et need kliendid ei oleks kuidagi eristuvad, vaid olekski nagu lihtsalt üks osa sellest ühistranspordi teenusest, mida siis ka see väline disain demonstreerib.
Nüüd, kui järgmise slaidi pole vajagi, isegi see pilt sotsiaalsõit on siin üleval nurgas näha. Et kõik autod siis kannavad esiklaasil veel sellist silti sotsiaalsõit, et oleks siis tõesti teada, et ütleme, need sõiduautod meil ei ole nagu selle Pärna-Õie disainiga, aga siis see silt on Pärna-Õie disainiga. Nii et selline masinapark. Leidsime ka vedaja. Me tegime küll hanke nagu nii, et jagasime maakonna 4 osaks, kuid kõigis osades oli kõige soodsama pakkumise tegi Lihula firma L&L, mis on siis nagu Pärnu maakonna firma tegelikult. Ja me tegime sellise, võtsime jälle, läksime täispanga peale, et me tegime vedajaga lepingu mitte 8 aastaks, nii nagu eurorahastus on, vaid tegime 3 aastaks. Ja me tegime seda selle eesmärgiga, et kui me hakkame nüüd 3. aastal uut vedaja hanget korraldama, et siis meil oleks ikkagi 2 aasta kogemused, et kui me oleks 2 aasta leping, siis me juba peaksime hakkama juba pärast esimest aastat juba uut hanget korraldama, aga kogemusi veel ei ole ja isegi kõik nagu tugisüsteemid pole valmis. Ja mis siis ongi see tugisüsteem, mis meil praegu käsil on see, et me loome IT-lahendust, mille kaudu siis tegelikult siduda ühistransport ja sotsiaaltransport. Et viisime läbi selle hanke olemasoleva sellise IT-lahenduse täiendamiseks sotsiaaltranspordi funktsionaalsusega ja võimalus oli seal konkureerida paljudel firmadel ja huvi tundsid paljud firmad, kuid edukaks osutus siis aktsiaselts Ridango, kes on tuntud selle poolest, et ta kogu Eestis pakub avaliku liiniveo ja ka kommertsliiniveol paljudel juhtudel seda ühiskaardil põhinevat piletisüsteemi. Ja meie olemegi nüüd nii kaugel, et nüüd need 11 Citroen Berlingot ja 6 siis seda erisõidukit varustatakse septembrikuus nende samasuguste piletiseadmetega, nagu on avaliku liiniveo bussides ja seal hakkab toimima nii ühiskaart sõitude sisse ja välja valideerimiseks, kui on ka võimalus pangakaardiga maksta oma osalust, samuti ka maksta sularahas oma osalust ja saada selle kohta kviitung või siis ka ühiskaardil oleva raha eest maksta oma osalust. Ja kui rääkida nüüd ühistranspordiga sidumisest, siis me näeme tegelikult seda asja ka niimoodi, et sidumine on kahepoolne. See ei ole ainult niimoodi, et me seome sotsiaaltranspordi kliendid nagu liiniveoga, vaid vastupidi, variant on ka olemas. Hajaasustuspiirkondades see sotsiaaltranspordi ressurss võimaldab tellida või teenindada ka tegelikult nõudepõhise bussiliikluse vajajaid. Lihtsalt maksmise alused on teised, aga põhimõtteliselt seesama IT-lahendus, mida me praegu loome, annab ka võimaluse näiteks piirkonna elanikel avalikus veebis näha, mitu kohta on vaba selles sotsiaaltranspordi sõidukis, et samuti võib-olla linnas ära käia või oma sõit teha. Ja tulevikus, kui saavad täpselt need vahekorrad ja mis on lubatud ja mis lubamatu kõik selgeks ja paika, siis tegelikult saab olema võimalus seda sama ressurssi tellida samamoodi nii-öelda nõudepõhise sõiduvajaduse rakendamiseks nagu ühistranspordis. Et mis on nagu asja pluss on see, et see ressurss, mis me lõime nende masinate ja juhtide näol, et need juhid on B-kategooria sõidukijuhid. See tähendab, et hajaasustuspiirkondades meil ei ole ka probleemi sellega, et ei leita nagu bussijuhte. Ja nüüd selleks, et teenus oleks jätkusuutlik, lõime me ka dispetserkeskuse ja need dispetserid asuvad siis meie bussijaamas ja need on meie töötajad. See tähendab, et kogu see know-how läheb edasi sõltumata sellest, kas vedaja muutub või mitte. Et klientidel on turvaline, et nad nagu teavad, et on samad teenindajad. Teenindajad teavad neid kliente juba nimepidi ja kõike seda lugu ilma pikema rääkimata. Ja selles suhtes et me tunneme, et me kontrollime olukorda, et vedaja on tõesti ainult see, kes peab siis tagama, et auto ette antakse. Praegu teenust üldjuhul me pakume kõigil tööpäevadel kella 7-7, kuid vajaduse korral kõigil päevadel ja ööpäevaringselt.
mõtestasime lahti ka selle, mis oleks siis nii-öelda õiglane tasu, mida siis sotsiaaltranspordi klient oma sõidu eest peaks maksma ja leidsime, et ei ole õige, kui see põhineb sõidupikkusel. Et me viisime ellu sellise süsteemi, kus on meil siis tsoonipõhised tasud ja iga tsooni piiri ületamine lihtsalt maksab kindla summa ja üldjuhul võime siis öelda, et kogu maakonnas läks inimestel sõit nagu palju odavamaks ja inimesed siis nagu ka selle tõttu nagu on palju rõõmsamad. Ja kui oli jutt ka seda, et mitmed inimesed siis nagu teenindada ühe sõidukiga, mis on siis üks eesmärk või siis ka seda, et vahepeal inimesed saaksid ühistransporti kasutada, et siis kõik need asjad meil ka praegu juba toimivad. Et see on täiesti tavapärane, et iga päev on ikka mitmeid selliseid juhtumeid, kus on nagu siis ühes sõidukis on seal ütleme 2-3 klienti. Ja selle suhtes ma nüüd annaksin sõna Küllikisele, kas Küllike tahab midagi lisada või tahad sa siis, kui sa lisada ei taha, siis vähemalt rääkida natuke meie sellest hinnakirjast. Ma siit hinnakirjast saan kohe rääkida natuke seda, mis Triin puudutas, et kui inimene ei suuda maksta oma seda hinda, mis ta peaks nagu maksma oma sõidu eest, siis me rakendame ka sellist võimalust, et see puudu olev raha või siis ka kogu summa rahast läheb sotsiaalrahana kirja. Ehk et läbi selle sama IT-programmi äärmiselt lihtsalt saab tulevikus omavalitsus tasuda siis puudu oleva raha. Aga hinnakirjas on meil kliendi jaoks 2 hinnad. Ühed on tavahinnad, mis on nii-öelda kallimad hinnad, kuigi sellel on ka toetus peal, sest see ei ole ka päris ilma toetuseta ja on väga soodsad hinnad. Ja kui täna meil pakume omavalitsustele sellist võimalust, et kui ta saadab inimese meile teenusele, siis ta määrab ära, palju see inimene saab kvartalis teha sõita neid soodushinnaga. Ehk et samas teenus on kättesaadav piiramatult, me ei piira nagu otseselt sõitude arvu, aga kõik need, mis on, jäävad siis nii-öelda soodushinnaga sõitudest välja, need on inimesele kallimad ja siis see hind tõenäoliselt natukene piirab. Ja ma mõtlen veel, kuidas ma mõtlen Andruse, ma tahtsin kangesti Andrusele vahele rääkida, aga ei julge, eks ju, et see, mis... Kui vahesid ei ole, siis sa rääkida. Ja vahesid ei ole, aga see, et Andrusel oli, kui ta kuskil väga alguses selles esimesest otsast hakkas rääkima, siis me täna näeme seda, et Pärnus tõesti on kõik madalad liinibussid ja see on toonud meile kaasa juba järgmise sammu, ehk et me peame hakkama lahendama seda viimase miili küsimust, et kui buss on ja inimene tahab sõita ja jääb lahendamata see, et kui ta seal maal ei ole, siis bussipeatus, kas on siis natuke liiga kraavis või on seal mingi platvorm puudu või on peatus liiga kaugel, et see on nagu järgmine samm, mis nendele madalatel liinibussidega kaasneb, et me juba tegeleme sellega. Kusjuures näiteks just eelmine nädal oli juttu sellest, meie sotsiaaltranspordi spetsialid, üks nendest on siis Pärnu linnavalitsuses aastaid nagu väga tublit tööd teinud ja ütles, et ta nägi juba bussipeatuses ühte oma klienti, kes muidu oli nagu konkreetselt sotsiaaltranspordi auto klient, aga nüüd ootas bussi juba. Ja meil tõesti on nagu olnud õigemini ja meil on ka nüüd see hinnakujundus, mida me nagu rääkisime, et see on tsoonipõhine, iga selle tsooni ületus nagu maksab. Toome näitena siis Pärnu maakonnas on üks tsoon on Pärnu keskuslinn ja teine tsoon on siis ülejäänud maakond ise, et kui sa ületad selle maakonna piiri, siis maksad nagu teise või selle keskuslinna piiri, siis sa maksad ka nagu siis nüüd järgmise tsooni hinna. Aga meil on tehtud selline kaval nõks, et kui sa ületad selle piiri ühistranspordis, siis sa selle tsooni eest ei maksa. Ja meil on olnud ka siis selliseid juhtumeid, näiteks kui inimene tahabki 2 eurot kokku hoida, siis ta laseb viia ennast bussipeatusesse, Pärnu Jaagupis konkreetselt näiteks sotsiaalauto viis ta bussipeatusesse, ta läks bussi peale, sõitis Pärnusse ja siin oli tal juba teine auto vastas, aga selle tsooni eest ta ei pidanud maksma, sest ta ületas tsooni piiri ühistranspordis. Ja täpselt sama me näeme ka seda nii-öelda maakondade üleselt, et kui näiteks Pärnu-Tartu sõit on, siis kindlasti me jõuame sinnamaale, kui ka Tartu kolleegidel on siis vedajahange läbi viidud, et
kes on vähegi huvitatud ja selliseid tublisid on päris palju või võimekaid, et me toomegi ta Pärnu bussijaama, paneme siin bussi peale ja seal on juba siis võib-olla Tartu sotsiaalauto vastas ja viib siis inimese ära. Siinkohal ma võib-olla natuke Andrust täiendaksin veel, et meil on olemas ka rongiliiklus, Elroni rongid, millega Tartu ühistranspordikeskus ilmselt võiks küll arvestada, et saab teha jagatud teenust. Ja selle koha pealt ütlen ka, et me oleme ka juba Ridangoga rääkinud, sest ka rongides on ühiskaart kasutusel. Ja põhimõtteliselt on ainult jälle aja küsimus, kui me saame selle ühtse IT-lahenduse kaudu siduda siis kogu selle inimese teekonna siis nii rongide kui erisõidukitega kui ka siis nagu bussidega. Et milles on nagu küsimus, et see sidumine tähendab ju seda, et peab fikseerima ära selle inimese teekonna, et kui inimene sõidab ühissõidukiga, siis see iseenesest need kilomeetrid ometi sõidetakse, aga lihtsalt ütleme, kilomeetri hind siis ka ei ole nagu näiliselt liiga kõrge. Et kui me teeme Pärnu-Tartu sõidu ja inimene sõidab liinibussiga, et siis tegelikult me võime öelda, et see kilomeetri ei maksa siis peaaegu üldse mitte midagi. Vastandina sellele, kui me nüüd oma auto saadame. Siis üks huvitav nüanss oli võib-olla veel asja juures see, et kui me tegime nagu vedaja hanget, siis nagu on ju vaja nagu tegelikult ette öelda siis nagu, kus need sõidud on, et vedaja oskaks üldse pakkuda hinda, et kui palju tal siis see kilomeeter maksab. Ja me lõime sellise süsteemi, kus üldjuhul vedajale makstakse nagu alates sellest, kui sõiduk hakkab liikuma nullpunktist kuni sinna maale, kui ta nullpunkti tagasi jõuab. Me nimetame nullpunktideks selliseid punkte, kus iga sõiduk siis püsivalt karaseerib. Siis välja arvatud juhtudel, kui nüüd järgmise tellimuse nagu aeg on nii lähedal, et ta sõiduk ei jõuakski sinna nullpunkti sõita, et siis hakkab nagu sõiduarvestus siis sellest eelmise sõidu lõpp-punktist. Aga mida ma veel tahan öelda, et selle veoteenuse maksumuse puhul, et ei saa lähtuda ainult kilomeetri hinnast, vaid seal on ka kulud, mis saab vaja nende autode valmisoleku tagamiseks. See tähendab püsikulud ja loomulikult siis ka need kulud, mis on siis vaja dispetseriteenistuse nagu töö tagamiseks. Aga kui me kõik need kulud kokku võtame, siis me saame öelda, et keskmiselt meie auto kilomeetri hind on mingi euro ja 10 senti ilma käibemaksuta. Ja mis on selle projekti nagu edukuse mõõt just ongi see, et see hind oleks nagu mõistlik. Et kui see hind on seal, ma ei tea, 3-4 eurot, siis on selge see, et omavalitsused tulevikus ei jõua seda maksta. Aga siit euro 10 sendist me saame ainult alla minna selles mõttes, et kui meil õnnestub sõita rohkem, siduda ühistransporti, rohkem kaasata, et sisuliselt meil tekib selline nagu, see on ikka puhas rätsepatöö, eks ju, iga inimese jaoks nagu neid tellimusi täita ja selle kilomeetri hind tuleb tegelikult madalam kui avalikul liiniveol kilomeetri hind. Ja mis veel, et meil on siis ka nagu öeldud, et on kandetoolid igas autos ja ühes autos kanderaam, et siis on meil ka kokku lepitud tingimus, et vedaja peab tagama siis ka tõstjad, vajaliku arvu tõstjaid. Loomulikult sellest me maksame eraldi, aga et see ei ole nagu mure, et kes tõstab. Ja võibki öelda niimoodi, et kui varem Pärnu maakonnas ei olnudki kanderaami autot, siis nüüd on see auto nagu pidevalt töös, et me oleme pigem nagu mõelnud, et võib-olla paneme ühele teisele autole ka veel selle kanderaami sisse. Aga praegu ei ole veel nii suur hädavajadus olnud. Lisaks hinnale me ikka lähtusime ka, et me oleme maksimum kvaliteeti siit, et see kvaliteet selles sotsiaaltranspordis on siiski teenuse kättesaadavus. Maksimaalselt, mis on nagu võimalikult vähe etteteatamist ja saab alati parima lahenduse klient ja siis kõik see sõidukipark ja need nagu
Ja ütleme, üks asi ka, tähendab, kui omavalitsused on nüüd meiega lepingu teinud, siis me ei taha nii, et me tegeleme mugavate asjadega ja ebamugavad asjad jäävad omavalitsusele teha. Et põhimõtteliselt meil on ka Pärnu haiglaga näiteks kokku lepitud süsteem, et kui on vaja ikkagi õhtul hilja inimene EMO-st koju viia, siis me teeme ka selle asja ära. Et kui tuleb selline ootamatu tellimus. Võib-olla ma siis täiendan seda IT-lahenduse teemat, et jah, et see kõik, mis nagu kliendi jaoks välja paistab, et tal on olemas siis ühistranspordiga ühine sõidukaart ja piletid siin ristuvad ja kõik see näeb välja selles samas sotsiaaltranspordis väga bussilik. Lähen ostan pileti ja saan oma sõidu. Siis selle taga on veel töövahend nii sotsiaaltöötajale kui ka meie enda operaatoritele. Ehk et täna need sotsiaaltöötajad selleks, et meile nagu inimest teenusele saata, näevad nad suhteliselt suurt vaeva. Nad täidavad ära Excelid ja teevad oma majasisesed protseduurid läbi ja siis saadavad selle meili peale ja siis ma kinnitan, et jah, et on kõik käes, siis varsti kohe me suudame sellega nii kaugele jõuda, et see osa jääb vahelt ära, inimene, sotsiaaltöötaja on programmis, täidab ära sealt, linnutab vajalikud kohad, leiab inimese ja kliendi ankeedi täidab ära. Just. Ja selle, kui on midagi see kliendi juures muutub, on talle vaja rohkem anda neid soodushinnaga sõidukordi, siis ta lihtsalt läheb sisse, teeb muudatuse ja kohe jõustub. Et see teeb nagu elu nagu halduskoormuse mõttes kergemaks ka sotsiaaltöötajatel ja samuti seesama programm toetab väga tugevasti operaatorite tööd, kes siis saavad veel efektiivsemalt neid sõite liimida, näevad, kus autod on ja saavad väga kiiresti reageerida. Ja ütleme jah, see sotsiaaltranspordi raha nagu, seda võiks ka veel paari sõnaga nagu täpsustada, et me tegelikult ei ole otstarbekas teha nagu hinnakirja klientide nagu omaosaluse maksmiseks, mis sisaldab lõputult soodustusi. Et põhimõtteliselt meil on üks lühike konkreetne hinnakiri ja kui on vaja teha kliendile soodustusi, siis ta lihtsalt saab maksta osa oma sõidust sotsiaaltranspordi rahaga. Nii-öelda, et sellel ühiskaardil, mis praegu ka bussides võimaldab raha peale laadida, saab olema 2 rahakotti. Et üks on sotsiaalrahakott. Ja kui omavalitsus lihtsalt leiab, et see inimene saab näiteks, peab saama näiteks nagu ilma rahata sõita, siis ta lihtsalt maksab selle sotsiaalraha lihtsalt kinni. Või tahab anda 50% soodustust, siis vastavalt ongi, et märgitakse ära, sel inimesel on õigus sotsiaalrahaga sõita ja me esitame iga kuu siis arve selle sotsiaalraha vahetamiseks päris raha vastu. Nii ja nüüd ma vahele segan natuke, et kui me siin räägime hinnast, ühel veebikuulajal on küsimus, et kas kilomeetri hinna sees on ka Pärnumaa ühistranspordikeskuse üldised korralduskulud? No praegu me rääkisime keskmisest arvestuslikust hinnast, mis see teenus maksma läheb, et loomulikult on seal praegu sees ka need korralduskulud. Aga jah, et mis puudutab nüüd kliendi poolt makstavat hinda, et siis need on nagu fikshinnad, et need on lihtsalt vaadatud, et nad oleksid nagu kas siis linnas sama suured, kui nad siiamaani keskmiselt olid ja maakonnas siis oleksid nagu madalamad kui siiamaani. Aga jah, et see täiesti selline, see euro 10, mida ma nimetasin, et see on jah selline, mis võtab kõik kulud kokku praegu. Aga see võib jälle muutuda, tähendab, meil ongi praegu see, et meil on nagu esimesed 3 kuud on selline ülemineku aeg, et ei ole inimesed harjunud veel nagu tellima, mõnedes valdades me täheldame seda ja isegi ka paljudel juhtudel sotsiaaltöötaja siiski veel on teinud neid sõite, et eks tasapisi järjest nagu tuleb ka sõita ja kilomeetrid juurde. Nii kui kilomeetrid juurde tuleb, siis ka hind langeb. Nii, et palun järgmine küsimus. Suur tänu siis ettekannete tegijad, et läheme nüüd edasi kuulajate poolt esitatud küsimustega. Neid on laekunud meile üsna palju, muist neist on juba ka ettekande käigus vastuse saanud, aga vaatame need nüüd üle. Ja siis ma palun vastata, et kas Triin on kuuldel?
täiesti olemas, mikrofon ka sisse lülitatud. Väga hästi. Et tulnud on selline küsimus, et millal rakendub kliendile võimalus, et pannakse kodus ühistranspordile ja keegi võtab ta sihtkohas näiteks Tallinnas maha ja viib haiglasse ning toob pärast tagasi jaama. Hetkel on nii, et siin on toodud näide, kus Tallinnasse või Tartusse viies peab siis saatja ootama terve päeva. Tegelikult sellele ka vastuse juba Andruse ettekandest saime, et nemad on sellega arvestanud, aga võib-olla Triin lisab ka siia veel miskit juurde. Ja ma usun, et Andrus rääkis sellest juba päris hästi. Muudel juhtudel, kui ei ole sellist maakonna ülest ühist teenuse pakkumist, eeldab see siis sellisel juhul kohalike omavahelist kokkulepet või siis ilmselt peaks olema ka see võimalik, et see konkreetne kohalik omavalitsus leiab endale partneriks näiteks taksoteenuse asutaja Tartus või Tallinnas, kes siis inimesele bussile või rongile vastu läheb ja ta edasi toimetab. Et see peaks olema täiesti tehtav, lihtsalt ta eeldab natukene suuremat korraldust ja läbimõtlemist. Aitäh vastuse eest. Siis on meil tulnud üks selline küsimus, et kuidas on mõeldud sotsiaaltransporditeenuse korraldamisele või regulatsioonile eakatele tervisekahjustusega, ajutise trauma korral ja teistele isikutele, kellel ei ole puuet, aga elavad bussipeatustest kaugel, bussid on madalapõhjalised, aga inimesed ei jõua sinna peale minna. Kuidas on tööealiste osalise puudega ja puuduva töövõimega isikutele soodustused ühistranspordis, kui inimesel puuet ei ole tuvastatud? Siin sotsiaaltranspordi puhul ma eelnevalt juba ka rääkisin, et teenuse osutamine ei saa ega tohi olla seotud määratud puude raskusastmega. Ehk et juhul, kui abivajaduse hindamisest tuleb välja, et tulenevalt siis tervisekahjustusest, ajutisest traumast, muust sarnasest on inimesel transporditeenust vaja, sellisel juhul tuleb seda ka võimaldada. Nüüd see, mis puudutab soodustusi ühistranspordis, ma usun, et äkki siin Andrus oskab paremini vastata. Et ma tean, et Maanteeamet sellega eelmisel aastal tegeles ja laiendas enda määrust või korraldust, aga Andrusel on kindlasti parem vastus sellele. Jah, et maakonna bussides või ütleme, mis riik tellib avaliku liini vedu, et seal on nii keskmise ja raske puudega kui ka siis osalise ja puuduva töövõimega isikutel on tasuta sõit nendes maakondades, kus on siis muidu tasuline sõit. Ja lisaks on siis ju ka see, et alla 20-aastastel ja siis üle 63-aastastel on tasuta sõit ka nendes maakondades, kus muidu ei ole tasuta sõit. Et meil on 11 maakonda, mis on siis ju päris tasuta ja siis 4 maakonda, kus on nagu tasu eest. Et jah, et osalise puuduva töövõimega saavad ka praegu igal pool tasuta sõita, sõltumata puude määramisest. Suur tänu teile. Veel on üks selline küsimus, et sotsiaaltranspordi ressurss, kas isikupõhine või liiniteenus. Sellest ka sai räägitud, aga Triin, palun. Sellest sai räägitud ja see on ikkagi väga konkreetse kohaliku omavalitsuse või siis piirkonnas teenusasutaja otsus, et mida seal piirkonnas on, kuidas on piirkonnas mõistlikum teenust korraldada, kas siis liiniveona või inimese põhiselt. Aitäh. Järgmine küsimus on tulnud ka toidupoe külastamine, mis on ka juba vastuse saanud, et avaliku teenuse nimistusse see küll otseselt ju ei kuulu, aga kui kohalikul omavalitsusel on võimalus, siis kindlasti saab ju kokku leppida kordade arvu osas, et see inimene ei jääks päris koju. Et teinekord on tõepoolest ka tarvis poodi külastama minna. Üks küsimus on siis selline, et kuidas peaks olema sotsiaaltransport reguleeritud nii, et inimesed ei kasuta seda taksoteenusena, võttes ära sõiduvõimaluse inimeselt, kellel võib seda rohkem tarvis olla. Siin ma usun, et on päris palju vastuseks juba see, millest Andrus ja Külliki rääkisid, et see on sõiduhinna varieerimise pool. Et on odavamad sõidud ja on kallimad sõidud, et mis siis inimese peab ise otsustama, et kui palju ta siis täpsemalt sõidab. Teine on läbi abivajaduse hindamise, ehk et on võimalik piirata ka abivajaduse hindamisel või hinnata ära, mis on need sihtkohad, kuhu inimesel eelkõige on vaja minna. Ja siis
teiste sihtkohtade osas siis kas ka rakendada siis kõrgemat hinda inimesele. Ja selgitamine tuleb ka alati kasuks muidugi. Et eks need sellised natukene nipid on, mida sotsiaaltöötaja sellisel juhul rakendama peab. Suur tänu. Ka järgmised küsimused, et kuidas lahendada olukord hajaasustusega piirkonnas, kas sotsiaaltransport peaks tulevikus korraldatud olema riiklikult keskse süsteemina, millised on ressursisäästlikud lahendused, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakata teenust ühiselt pakkuma. Sellest kõigest juba on ka juttu olnud tänases ettekandes. Mulle tundub, et meil vist ei ole väga midagi siia lisada, et üsna põhjalikult just Andrus rääkis ju väga pikalt, et kuidas nad ühiselt teevad ja see ikkagi praegu näitab ka kilomeetri hinnas pigem allapoole tulekut, kui ülespoole minekut. Ja siis on järgmiseks küsimuseks, kuhu liigub sotsiaaltransport, kas maakonnad teevad siseselt ühishankeid sotsiaaltranspordi korraldades? No praegu ühishankeid tehakse siis neis 5 maakonnas 4 partneri poolt, kes on meil katseprojektis partneriks, et teistes piirkondades, teistes maakondades ei tea seda, et ühishankeid päris tehtaks. Et eks see on nüüd tõestamise pool ka, et kui siin nende projektide käigus me õnnestume, siis loodetavasti tulevad ka teised maakonnad ise järgi ja näevad neid eduvõimalusi, mis annab just ühiselt tegemine. Suur tänu. Võiksime võtta suuna sellele, on ühe sotsiaaltöötaja ettepanek, et sotsiaaltransport kui selline kaob ning selle asemel tagatakse sotsiaaltranspordi teenuse sihtgrupile transport tavapärase korraldusega. See tähendaks nõudetranspordi rakendumist, mis hajaasustusega piirkondades on vajalik ka inimesele, kes sotsiaaltranspordi teenust saama ei kvalifitseeruks. Loomulikult on vajalik laiem pädevus sotsiaaltranspordi teenuse sihtgrupi teenindamisel ning ka laiem abivahendite kasutamine. Kas ja kuidas on valmis riik selles suunas tegelema? Sellega täiesti nõus ja selles suunas ka liigutakse, millal ja kuidas me ühel hetkel kohale jõuame, see on teine pool, aga see eesmärk on seatud. Suur tänu. Tänase seminari vestlusaknas on veel üks selline küsimus, et mis on suunatud Andrusele, kas saatja abi osutatakse teenuse korraldaja poolt? Me peame nagu vahet tegema kahel asjal, üks on siis saatja ja teine on siis nagu tõstja. Et saatja üldjuhul on ikkagi inimene, kes tunneb seda klienti, teab tema vajadusi ja sellist teenust me ei paku, et kui klient vajab saatjat, siis kas tal on see juba olemas või siis aitab kohalik omavalitsus sellega. Kui on vaja lihtsalt kedagi, kes sangast kinni võtab ja tõsta aitab, et siis seda me korraldame. Kas Külliki tahab midagi lisada? No mingil väikesel määral on ju saatjaks siiski autojuht oma selles nii-öelda tööülesannete piires, et tema piires on see, et ta läheb ukseni vastu ja toob autosse ja viib autost järgmise ukseni, et saatjat me näeme praegu oma teenuses seda, et selle saatja organiseerib endale inimene ise, kui ta ei saa sellega hakkama, siis see saatja tuleb valla poolt. Ja kas seda nüüd on vaja nüüd niimoodi, et meil on ka mingi saatja teenus, et see selgubki meil sellises mõttes projekti jooksul. Et me oleme täna nende 2,5 kuu praktikaga saanud siiski hakkama. Meil on saatjad nii omavalitsuste töötajate seas kui ka naabrimehed ja muud sugulased ja mis on alati ka 2 korda vist või 3 korda oleme lahendanud olukorra niimoodi, kus see autojuht teeb gramm rohkem, kui tema tööülesanded ette näevad. Näiteks nüüd organiseerime augusti lõppu ühte Tallinnasse sõitu, kus meil lamav haig kodust viia haiglasse ja ta on palunud, et sealt haigla alt uksest kuni siis sinna palatini. No see ei ole nagu väga palju tahetud, et siis me oleme teinud sellise võimaluse, et see autojuht nagu nii on väga keeruline transport, et ta teeb ka selle viimase ära.
No muidu on meil niimoodi autojuhil kohustus nii-öelda kliendi esiku ja siis selle, ütleme, sihtkoha foajee vahel siis teenindada, et mitte nii, et välisuksel rohkem ei huvita. Aga mitte seda saatjate teemat laualt meil maas oleks, et see võib tulla veel nende 2 aasta jooksul, mis me siin praktikat saame uuesti ülevaatamisele ja võib-olla me leiame mingi lahenduse. Et meil oli korraks oli ka kaalumisel veel see asi, et näiteks, et võib-olla muidu ei olekski saatjat vaja, aga haiglas, näiteks Pärnu haigla on hästi suur, seal orienteerumine on keeruline, et kas haigla suudab sellist teenust nagu pakkuda, ei ole sotsiaaltranspordi klientide puhul vajalik, vaid paljude teiste puhul ka. Ja see asi on samuti nüüd jälgimise all koostöös haiglaga, et siiamaani ei ole see väga probleemiks olnud. Suur tänu, aga siinkohal ma lisaksin ka, et see on ka suur koostöö nii teenuse osutaja kui kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate vahel, sest et kui abivajaja olukord läheb teenuse pakkumise perioodi jooksul halvemaks näiteks, siis on kohalikul omavalitsusel võimalus ka pakkuda muid toetavaid teenuseid sinna juurde peale transporditeenuse. Läheme küsimustega edasi, mis on juba ka pisut vastuse saanud, et kui sõita piirkonna sõitu ühel suunal ja sellel läheb peale 2 erinevat klienti erinevatest kohtadest, kuidas käsitleda, kas mõlemad maksavad kindla fikseeritud summa või kumbki klient proportsionaalselt? Mina ütlesin siin omalt poolt, et mõlemad variandid on kindlasti võimalikud, et sõltub siis konkreetsest teenuse rahastusmudelist ja ka üldsest osutamise korraldusest. Et Andrus ja Külliki rääkisid oma hinnastamise põhimõtetest päris pikalt, et ma usun, et siin see vastus on juba ka eelnevalt läbi käinud. Aitäh! Huvitab see, kuidas riiklikult reguleeritakse sotsiaaltranspordi teenuse korraldamist, kuna teenuse osutamine on eelkõige kohaliku omavalitsuse korraldada ja igas kohalikus omavalitsuses erineb. Olulise osa sotsiaaltranspordist moodustab erivajadustega laste transport erikoolidesse. Kas on mingid head praktikaid, kuidas saaks lähivaldade vajadustest koondpilti nii, et sellele tuginevalt saab sellist koolitransporti, igapäevane kindla marsruudi ja kellaaega ühiselt korraldada? Siin on kindlasti omavalitsuste omavaheline koostöö hästi oluline. Et seda riigi poolt ära teha ei saa, et omavalitsused omavahel suhtleksid, eriti naaberomavalitsused ja ühiselt lahendusi leiaksid. Et häid praktikaid või üldse praktikaid, kuidas ühiselt korraldada, nüüd saabki vaadata siis Pärnumaa, Tartumaa ja Kagu ühistranspordikeskuse põhiselt või Saaremaalt, et kuidas seda on võimalik koos teha. Et just see, et kui sama buss hakkab ühest vallast lastega kooli poole liikuma, sinna tegelikult mahuks paar last võib-olla veel peale, aga naabervallast, et seda oleks võimalik ka mõistlikult kokku panna. Aitäh! Järgmine küsimus on sotsiaaltranspordi vormistamise kohta, et kas see peab olema alati kirjalikult tehtud? Otsus teenusele suunamiseks igal juhul peaks olema või teenuse määramise osas. Et sinna erandina võib võtta tõesti seda, et kui inimene ei ole teenusele suunatud, tal ei ole see teenuse vajadust hinnatud, kuid on vajalik ta näiteks siis õhtusel või öisel ajal haiglast koju tuua ja seal muid variante ei ole, näiteks taksoteenuse kasutamine või midagi muud, et siis sellisel juhul ei pea seal eelnema seda hindamist ja teenusele suunamist, vaid oluline on see, et inimene sel hetkel koju saab. Et siin näitena lähiajaloost tuues siis eriolukorra lõpus oli üksjagu COVID-haigeid Põhja-Eesti regionaalhaiglas, kes ei muidu ei ela Tallinnas, vaid olidki teistest Eestimaa piirkondadest, et siis siin oli sellist omavalitsuste ja haigla kokkuviimist, sest need inimesed reeglina ei olnud sotsiaaltranspordi igapäevased kliendid, vaid neil oligi sellel hetkel see teenuse vajadus. Et siis siin korraldati ja siin eelnevalt siis hindamist läbi ei viidud ja teenusele ka ei suunatud. Aitäh! Järgmisele küsimusele, et mida ja mis ulatusest peab kohalik omavalitsus isikule pakkuma
millal tasuta, kes peab veenduma, et inimene sõiduvahendisse saab, ehk et kelle ülesanne on saatja leida, treppidel aidata liikuda. Sellele Andrus väga kenasti juba tegelikult vastas. Ma arvan, et siin ei olegi rohkem lisada, et see on ikkagi see, et kuidas vedajaga on kokku lepitud ja kuidas need lepingud on sõlmitud, et mida pakub vedaja, mida pakub kohalik omavalitsus ja mis on inimese enda ülesanne tagada. Nüüd on tulnud Küllikile üks küsimus, et miks ei tohi paralleelselt osutada sotsiaaltransporti kohalik omavalitsus ja Pärnumaa ühistranspordikeskus? Täna me teeme Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavat pilootprojekti ja me lähtume toetuse andmise tingimustest. Ehk et meile on pandud ülesandeks korraldada sotsiaaltransporti. Ei saa nagu korraldada seda, kui sa korraldad seda kuidagi osaliselt. Ja me oleme läinud seda teed, ja samamoodi nagu Andrus ennegi ütles, et me ei vali nagu sõita, et me teeme neid, mis meil on lihtsalt teha ja kõik ülejäänud keerulisemad me jätame siis nagu vallale teha. Ja me oleme nagu seadnud endale eesmärgiks teha ära 100% sotsiaaltransporti, kuid me ei ole, me teame, et kuna see baas, millelt omavalitsuselt täna tulevad meile teenusele, et see on nii erinev ja nende erisustega peab arvestama, me oleme andnud võimaluse, et me teeme siiski sotsiaaltransporti nagu kõik ära, aga need miskid, mida vald on otsustanud mingil põhjusel, mingi lugu on taga, ise ära korraldada, nende kohta vallad annavad meile tagasiside, et meil tekib nii-öelda tervikpilt, mis maakonnas toimub. Et päris nagu seda teed me lähme küll seda teed, et me tahame teha kõik, aga see, mida ei tehta, siis mida teevad omavalitsused ise, et nende kohta me saame tagasisidet, millest eesmärk on saada siis seda tervikpilti maakonnast ja teisalt seda õppimiskohta, et näha, mis meil siis nagu endal on nagu puudu või valesti, et miks nad peavad jätkuvalt ise sõitma. Suur tänu küsimustest. Registreerimisel laekunud küsimustest on nüüd viimane. Peegeldun, et omavalitsustel on nõksa võrra segadust selles küsimuses, et milliseid teenuseid on mõeldud sotsiaalhoolekande seaduses sotsiaaltranspordi teenuse juures avalike teenustena. See vajaks äkki natuke selgemat nii-öelda lahtirääkimist, millised on praktikad. Natuke sellest Triin juba rääkis, et võib-olla sa natuke ka täiendad. Et see avalike teenuste loetelu on iseenesest päris suur. Ma siin ette ei hakka lugema, see siia slaidile jääb ja seda on võimalik hiljem lugeda, aga sotsiaalteenuste, vaid avalike teenuste loetelus ei ole näiteks selliseid tõesti igapäevaseid sihtkohti nagu pood, juuksur, võib-olla veel mingid heaoluteenused, teater, kontsert. Et selles osas on praktikad väga erinevad. Et on omavalitsusi, kes võimaldavad kui tõesti ei ole võimalik teistmoodi, võimaldavad sõite ja ka poodi ja muude teenuste kasutamiseks, mis ei ole avalike teenuste loetelus. Teised on natukene jäigemad. Või siis on see, et püütakse ühildada sõite. Et käiakse näiteks arsti juures, aga lisaks sellele käiakse veel ära ka poes ja tehakse muid vajalikke toiminguid. Näiteks neid praktikaid on kindlasti väga erinevaid. Aga nii nagu ma ennem ütlesin, siis seadus avalike teenuste mainimisel annab tegelikult ette miinimumtingimuse. Et seda on võimalik alati laiendada kohalikul omavalitsusel, kui see on siis inimese vajadusest tulenevalt vajalik või siis seda üleüldiselt peetakse mõistlikuks. Et sellist ühe valla näidet tuues, kui valla ühes olulises keskuses ei olnud ühel hetkel pood läks remonti ja uus operaator ei olnud veel alustanud ja see oli mitme kuu vältel niimoodi, kuigi sealt valla keskusest on täiesti talutav ühistransport mujale, siis vald otsustas, et enda eakatele elanikele ja ka puudega elanikele, siis erivajadusega inimestele võimaldada paar korda nädalas eraldi bussisõidu siis lähedal asuvasse poodi, mis on piisavalt kaugel, et jala ei lähe ja tegi elu selle võrra lihtsamaks, et on võimalik erinevaid lahendusi kindlasti leida, et praktikad on väga erinevad, et kes kuidas lahendanud on. Selge, suur tänu.
Üks küsimus siiski on vestlusaknas veel tulnud, praegu on selline küsimus. Hetkel oli juttu vaid teenuseosutaja poolsest otsast, bussid, teenuse osutamine ja dispetšerteenus. Kuna teenusele suunamisele toimub ka eelnevalt menetlus sotsiaaltöötaja poolt, kes annab õiguse teenuse saamiseks ja vastavad soodustused. Kas tulevikus on kaalumisel juba ka olemasolevate menetluseks loodud infosüsteemide ühendamine antud dispetšerteenusega? Selline ühendus annaks siis võimaluse teenuse saamiseks andmete edastust automatiseerida. Süsteemis on näiteks seotud teenust õigustatud saama isiku, ühistranspordikaart ja nii edasi. Külliki siin eelnevalt ka rääkis, et kui see infosüsteemi täiendus töösse läheb, et siis sotsiaaltöötajal on samas süsteemis võimalik kliendi ankeeti täites erinevaid innukesi tehes ka siis juba tehtud otsust kas muuta või inimest lisada sinna. Nüüd ma usun, et see, mida siin selle küsimusega silmas peetakse, on see, et kas see arendatavat süsteemi planeeritakse liidestada ka STAR-iga ehk sotsiaaltöötajate töövahendiga. Et praegu oska ütelda, meil on tegemist katseprojektidega, et kas ja mis moel see liidestus toimub, et tuleviku vaates me seda kindlasti ei välistaks, et ühel hetkel ka selline STAR-i arendus või mõne muu tulevase infosüsteemi arendus sinnani jõuab, et need kaks süsteemi liidetud saab. Kui tohib, siis me täiendaksime omalt poolt ja ütleksime, et meil tegelikult STAR-i arendajatega on juba esimesed kohtumised nagu peetud ja plaan loomulikult on arendada, kuid STAR ei saa ilmselt selle 2 aasta jooksul veel valmis, nii et meil aega on koostööd teha. Aga me oleme kohtunud juba. Ja siin Villega täpsustama vaatan küsimuste osas, et Tallinnal on oma menetluskeskkond, et me oleme seda Tallinna menetluskeskkonnaga tutvumas käinud ja ma tean, et mõni meie partneritest alguses ka Saaremaa ja keegi veel mõtles seda kõik kasutusele võtta, kuid praegu see niimoodi ei läinud. Suur tänu, et oleme saanud juba ühele poole kõigi oma küsimustega. Meie ette antud aeg hakkab ka läbi saama. Veel kord tänan meie toredaid ettekannete tegijaid ja küsimustele vastamise eest ja teid, head kuulajad. Kõik küsimused lähevad ka üles või õigemini me paneme nad üles järgmiseks nädalaks koos selle seminari salvestuse, küsimuste vastuste ja ettekandega. Suur tänu veel kord ja ilusat päeva!